Tere, tere! Mina olen Tanel, TLK Racingu pealik ja siis täna oleme siin TLK auto peakontoris. Kust oled pärit? Ma tulen Jõgevamaalt, aga lõviosa oma elust ikkagi elanud Pärnus nüüd. Mis sind tõi Pärnusse? Peab vanemate käest küsima, et mind võeti kaasa lihtsalt. Kust tuli huvi sellisele karjäärisuunale? Võib öelda, et sellel mängib rolli Marko Märtin. Ta omal ajal oli ikkagi meie Eesti number 1 rallisõitja, kui mina olin seal mingi 10-aastane umbes. Et siis sellest hetkest alates on olnud soov ise rallit sõita ja üks asi viis teiseni ja siis oli vaja meeskonda ja siis sai ise meeskond luua ja siin me täna olemegi. Ise ei sõida, aga meeskond on olemas, et sõidutame teisi. Kas sul on Marko Märtini autogramm? Mul ei ole Marko Märtini autogrammi veel. Rääkisid, täna ei sõida rallit, aga kas sa oled sõitnud rallit? Jaa, 3 aastat rahvasporti ja ringrajal olen sõitnud taksosõite, driftiga autoga, millegagi olen elus sõitnud. 3 aastat on pikk aeg. Mis on sinu suurim saavutus 3 aasta jooksul? Ütleme niimoodi, et see 3 aastat kulus meil kõik ikkagi tugevalt õppimise peale, sest et see asi algas ikkagi täiesti nullist. Meil oli 0 teadmist auto ehitusest, auto seadistusest ja nii edasi. Algus oli ikkagi väga konarlik, aga lõpp oli juba okei. Lõpus suutsime seal ikka kiirete poistega sammu pidada, aga poodiumi jäi meil saavutamata toona. Aga eelmine aasta käisime korra Hiiumaal katsetamas, kas meil ikka kiirust on ja tuleb välja, et kiirust on, saavutasime 3. kohani. Kui kaua oli sellest hetkest vahe viimasest sõidust? Meil oli pausi kuskil 3 aastat. 3 aastat, jah. Ei teinud ühtegi rallit. Saame õigesti aru, et 3 aastat sõitsid, 3 aastat pausi ja siis läksid lihtsalt eelmine aasta korraks Hiiumaale ja tegid poodiumi. Jaa, meil oli Karliga lihtsalt idee, et sisustame nädalavahetust ja esimene katse, nagu mõtlesime, et läheme sõidame rahulikult, vaatame, kus me oma ajaga üldse oleme ja saime kohe teise katseaja ja siis mõtlesime Karliga, et teeme nüüd plaanid ümber ja vaatame, mis see ralli meile lõpuks toob. Et saime 1 katsevõidu, hulga teisi 3. kohti. Kaua siin olete püstitanud oma TLK Racingu peakontoriga? Siia me kolisime 2023 kevadel. Põhjus, miks me see Vändrupsesse kolisime. Esiteks meil tekkis linnas tugev ruumipuudus ja teiseks on see, et me oleme logistiliselt nagu Kesk-Eestis, et meil on hästi hea liikuda igale poole testidele ja siin lähedal on ka mõni hea lõik, kus vajadusel katsetada ja linnas sellised privileegid puudusid. Mainisid valmistute ralliks. Mis auto või autod on minemas? Me valmistame praegu Otepää talveralliks, mis toimub juba see nädalavahetus. Meie hoolealune on seekord Mitsu, Evo 9. Ühe korra oleme talle juba tuge pakkunud, talle meeldis see ja nüüd siis jätkame. Kuidas näeb ette teie ettevalmistamine? Auto poole pealt on see, et proovime kõik võimalikud sõlmed läbi kontrollida, et ei oleks võistlustel mingisuguseid üllatusi. Ja siis, kui see kõik tehtud, siis teeme testi ja test õnnestub, siis jälle kõige kontroll ja vajadused muudatused ja siis on juba ralli ja ei teagi, kas on hea töö tulemus või on lihtsalt palju õnne olnud, aga katkestamised ei ole meil nagu teema olnud, et oleme alati lõpuni tulnud. Ja. Näeme testil! Tere! Mina olen Lauri. Auto, mille kõrval ma seisan, on Subaru Forester, mida toodeti kuni 2007. Tehase seisus see auto enam ei ole TLK Racingus. Lasin vahetada mootori, käigukasti, kogu vedrustuse, kogu juhtmestiku. Tegelikult ma ostsin teise auto kõrvale, Legacy, millel oli 3-liitrine mootor ja manuaalkast tehase. Kogu selle süda ja tegu on nüüd selle auto, selle Foresteri nii-öelda aiste vahel. Pidurid on ka vahetatud. Kui lähemalt vaadata, siis on tegemist, kunagi nad olid kuldsed, täna nad on musta värvi, lasin üle värvida. Sadulad ja kettad ja kogu see krempel on tegelikult pärit Impreza STI-gi pealt. Ja sama kere pealt, sama auto pealt on pärit ka vedrustus. Et oleks jäigem
natukene madalam, välimust ka juurde, et see on ka natuke tähtis. Aga eelkõige, et oleks konkreetsem ja parem sõita. Ja kui nüüd välimusest rääkida, siis esimene bumper ka ei ole siuke, mida siin Euroopas saada oli. See konkreetselt on Jaapanist tellitud, lastud siin samas TLK Racingus üle värvida, kerevärvi. STI Forester, STI mudeli põhine siis. USAs vist tehti ka neid mingil määral, aga sealt poolt siia poole tuua on veel kallim kui Jaapanist, nii et nii ta tuli ja sai mulle. Väljalase on ka muidugi siukene natukene ise kokku kompunnitud, kus on TLK Racingu kätetööd siin keevituse näol päris palju küljes, aga tagumine auguots, kust see hääl välja tuleb, see on ka Impreza STI pealt pärit. Hääl on väga muhe, kahjuks täna käima ei saa panna, see on natuke siukene töös olev projekt veel siiski. Et muidu hea meelega laseks häält ka. Aga väljast vist on kõik põhimõtteliselt, mis salongis on. Salongis on Impreza VRX-i pealt näiteks istmed, et oleks natuke rohkem külgtuge, jällegi konkreetsus, et oleks hea sõita. Muu on tegelikult suures osas seal Forester. Kaua ma seda teinud olen? Õigemini tegelikult on ju TLK Racing seda teinud. Sükene tööprotsess on käinud nõks üle aasta. Ikkagi suur võhm läheb ju tegelikult rallile ja ütleme tavaautode hooldusele ja siukesele asjale. Tenel on mul kauaaegne hea sõber, siis ma teda usaldan, sellepärast ma ka auto siia tõin. Tean tema pedantsust, et ta midagi lihtsakäeliselt välja ei saada oma majast. Täna on igatahes seis siukene. Tere hommikust! Oleme siin kaunis Otepääl. Siin leiab aset Otepää talveralli meil. Juba ilmselt teile tuttav Mitsubishi Evo on meil siin. Käisime taga testis, katsetamise erinevaid seadeid. Ütleme, ma arvan, et on hea. Ja eks midagi. Poodiumil näeme. Tere! Mina olen Steven Viilo, sõidame koos venna Jako Viiloga Mitsubishi Lancer Evo 9-ga. Oleme tulnud siis Otepääle Defendile, et teha üks ilus talveralli. Ise oleme valmis, tuju on hea, enesekindlus tundub ka päris okei. Loodame, et kõik läheb hästi ja eks õhtul näeme täpsemalt siis, kus koha peal me oleme. Kohe hakkab meil lõunapaus. Eelmine servis oli meil käed-jalad tööd täis. Auto maandus ühest hüppest veidi liiga ninale ja tuli ära vahetada radikas, aga see ei valmistunud meile väga probleeme. Nii et hetkel läheb hästi, liigume õiges suunas, kõige kõrgemas suunas ja vaatame, mis see lõpuks tuleb. 4 katset sai sõidetud, tulemus praegu suhteliselt okei, see oleme rahul. Palju ärevaid momente on olnud, aga ütleme, et hoogu maha ei saa lasta, eks püüame siis samamoodi jätkata ja loodame, et püsime tee peal. Ei, ütleme nii, et siukseid momente üllatusi on palju, et eks need olud on ka. Teisel ringil kindlasti oli pidamine oli parem küll, aga ütleme selle Evoga võrreldes nüüd tulles Rootsi rallit R5-ga sõitmas, siis nagu Evo on ikka selline nagu liinibuss, et pead teda rooli pöörama ühele poole ja teisele poole. Väntamist on kõvasti, aga eks et ja nii ta on, aga püüame samas vaimus jätkata ja loodetavasti kõik õnnestub ja saame lõpuni. Tervist. Kõrge veermiku kontroll ja poltide kontroll, kõik asjad oleks ilusasti kinni ja saab üle edasi sõita ilma lisakaaluta. Palun. Tervist. Teen siin koopa puhtaks, lisakaal, vähendada kõike. Tuleb panni labidas, siuke kena. Tarvis.
No nii, meil on viimane servis tehtud, üks katse on veel minna. Hetkel on kurss hea, aga ütleme niimoodi, et ega palju hingamisruumi pole, et eks see viimane katse otsustab, mis järjestuses see lõpppoodium on. Ja võitjatena Steven Viilo, Jako Viilo.